Ma katsun defineerida ehk ilusasti ära seletada, mis asi on elektriline impedants. Selle asja juures on sõna elekter. Meie uurime nimelt takistust elektrivoolule. Võiks olla ka hüdrauliline impedants, see on takistus vedelike voolamisele. Võib olla ka helile takistus. Impedants on niisugune üldiselt tõkest. Kui me seda ära tõlgime, see on tõkestus või tõkestamine. Nii, ja nüüd me enam-vähem vist teame, jah, ja meie räägime nüüd siis elektrilisest impedants, just elektrivoolule nimelt kontsentreerume. Me arvatavasti kuidagi tunnetame, et on olemas takistus elektrivoolule. Näiteks elektripliidil on takistus elektrivoolule ja selle takistuse ületamiseks tuleb teha tööd ja sellega saab sooja. See on niisugune resistiivne, öeldakse, või oomiline takistus. See on nii alalisvoolule kui vahelduvvoolule ühesugune. Aga nüüd impedants on natuke laiendatud. Impedantsi juures mõjub lisaks niinimetatud resistiivsele komponendil tavalisele takistusele veel mahtuvuslik takistus või siis induktiivne takistus. Näiteks mul on üks elektripool siin, sellel on induktiivsus ja induktiivsus avaldab ka takistust. Seda nimetatakse selle tõttu ka impedantsi komplekstakistuseks. Ta on mitmest asjast koosnev kompleks. Ja iseäralik on see, et impedants sõltub sagedusest. Ta muutub, erinevatel sagedustel on ta erinev. Ja see muutuste iseloom võimaldab meil arendada välja niisugust analüüsi nagu spektroskoopia, impedantsspektroskoopia. See tähendab seda, et impedantsi muutumist või sagedusest sõltuvana. Ja vaat selle kaudu me oskame hinnata ainete, mitmesuguste materjalide, nii eluslooduse kui tehislooduse omadusi, koostisi ja nende omaduste muutumist. Vaadake siin, kui ma nüüd vaatame siia ekraani peale, siis näete, siin on elektriline takistus, näete, ta on madalatel sagedustel on ühesugune. See on siis nüüd see tavaline takistus, aga kõrgetel näiteks ta praegu see takistus väheneb päris tugevasti ja jääb siia nivoole pidama. Tal on veel teine mõiste selle komplekstakistusel, see on komplekstakistuse nii-öelda moodul, aga tal on ka siis faasinihe, näete, siin käib üks faasinihe sõltuvalt sagedusest. Nii, siis me võime komplekstakistust iseloomustada matemaatiliselt ka kui impedantsi reaalosa ja imaginaarosa, see kujuteldav osa. Tegelikult ta polegi nii väga kujuteldav, aga vaat just see imaginaarosa on tekitatud mahtuvustest ja induktiivsustest, mis lisanduvad tavalisele takistusele. Ja just vaat see, kui me räägime spektroskoopiast, siis me haarame päris laia sageduspiirkonna ja vaatame, mis siin sees muutub. Näete, siin imaginaarosa kukkus alla, faas samuti ja läks tagasi. Ja nüüd, miks toimus selline nähtus? Miks siin ei ole ilus sirge joon, vaid niisugune auk siin sees? Vot sellel on oma tagapõhjad. See näitab praegu, kui oskaks ära seletada, et sellel takistusel on mahtuvuslik komponent sees. Elektrimahtuvus. Ta kogub elektrilaenguid. Ja näiteks inimese keharakud koguvad ka elektrilaenguid. Nad käituvad kui kondensaatorid. Neil on rakukestad või membraanid ja siis on raku sisemus. Ja nad tõesti nagu mahtuvuse koondavad endasse elektrilaenguid. Kui need rakud on hävinud, siis nad ei koonda enam. Vaat kui meil on ilus rakustruktuur, siis me näeme sellist nähtust. Kui see rakustruktuur on millegi tõttu hävinenud, no näiteks pole tükk aega verd peale saanud ja on hakanud rakustruktuurid hukkuma, siis see nähtus näiteks kaob üldse ära ja tekib siia ilus sirge joon. Nii et vaat niimoodi selliste tunnuste kaudu me saame iseloomustada materjale, struktuure, masinaid ja nii edasi. Näiteks olgu meil transplanteeritud koed või lihaslapid. Me ühendame veresooned ilusti ära, taastame näiteks käe või jala funktsiooni,
teeme talle taastav kirurgilise operatsiooni ja kui me ei näe peale operatsiooni, et meil on selline ilus kõver, vaid on millegipärast sirgeks läinud. See tähendab, et meie rakustruktuur on vigastatud. Meil on juba midagi halvasti. Me peame muret tundma, kas me saame taastada, kas see on pööratav nähtus või mitte pööratav. Ja kui ta ei ole pööratav, me peame kordama operatsiooni. Me saame kohe ruttu teada selle.